Mustamäe Maarja Magdalena kiriku ehitamine algas 2017. aastal. Täna on kirik suures osas valmis, jäänud on veel siseviimistlus nii kõrvalruumides kui kirikusaalis. Kui me vaatame seda, mis tänaseks tehtud on, siis umbes 80% on tehtud, ehk siis kõik see raske töö, ehk siis see, et saaks see hoone siia kinnistule, saaks ta ilusti kinni, saaks talle esmased siseviimistlused ära tehtud ja ka tehnilised süsteemid ära tehtud. Mustamäel oli kirikut hädasti vaja, sest selles kandis ühtegi usukeskust varem ei olnud. Mustamäe Maarja Magdalena koguduse suureks sooviks on, et lisaks igapäevasele põhitegevusele kujuneks kirikus ka kogukonnakeskus. Me soovime olla ka selline kirik, kuhu inimesed saavad tulla ka siis, kui nad mõtlevad, et nad ei ole usuga väga palju seotud. Aga neil on küsimusi elu kohta, neil on küsimusi surma kohta. Neil on erinevaid probleeme või erinevaid väljakutseid elus, et see oleks see koht, kuhu nad saavad tulla, olla nemad ise, olenemata sellest, kus nad parasjagu oma eluteele on jõudnud. Ka kirikuruumid on selle mõttega lahendatud, et oleks võimalus korraldada konverentse, pidada kohvikut või supikööki. Allkorrusel ootavad lõpetamist väikesed eluruumid. Noortele mõeldes tuleb hoonesse noortekeskus. Algselt oli siia planeeritud lasteaed. Kuid me muutsime selle visiooni ümber ja mõtlesime, et noortekeskus võiks olla palju vajalikum tänasel päeval siin Mustamäel. Ja selline noortekeskus, kus me saaksime anda noortele tuge, igasugust tuge. Me saaksime anda õppimises tuge, me saame anda nende hingelises ja vaimses kasvamises tuge. Lisaks eraannetajatele Eesti Evangeelse Luterliku kirikule on kiriku ehitamist alguses peale toetanud ka Tallinna linn. Viimasest lisaeelarvest eraldatakse vajalikeks töödeks 600 000 eurot. Tegelikult kirik teeb sotsiaalset tööd alati ja igapäevaselt. Ja seda institutsiooni tulebki käsitleda laiemalt. Ja nüüd, kui on vaja ka linna poolt tugi, linn peaks ka seda andma, sest kirik on kindlasti abiks nii linnale kui ka linnastele.